Hea kuulaja, suur aitäh, et oled meiega edasi kuulamas sellist tähtsat teemat, mida hakkame siin Lagle Reinupiga rääkima. Nimelt, kuidas siis paremini õpilast toetada distantsõppes. Tere, Lagle! Tere, Kristi! Suur aitäh, et sa tulid jälle, et oled siin meie jaoks olemas ja sinu tohutu juba selline kogemuste pagas toimetades lasteaias ja koolis on andnud ju väga palju selliseid vaateid praeguses distantsõppes. Ja. Nii et esimesed mõtted siis, et kuidas siis ikkagi nüüd tulla toime selle distantsõppega. Nii et kui me vaatamegi nii lasteaeda kui ka kooli, et kuidas sulle tundub, millised on olnud need suured väljakutsed ja mis lahendused on tulnud? Et kuna ma hetkel töötan ka erasektoris, et ma võtan lapsi ka üks ühele vastu ja tegelen ka sellise kasupere vanemate nõustamisega, et mul on väga-väga erinevaid peresi, väga erinevaid lapsi, et ma näen väga erinevaid vaatekohti ja kui ma selle küsimuse peale mõtlen, siis mul tekkisid nagu mõned sellised märksõnad, et esimene asi on ikkagi see, et kuula, et tihti me kuuleme, aga kui palju me kuulame. Et tegelikult lapsed hästi palju tahavad rääkida, et teinekord näiteks võib-olla väiksema lapsega on kergem rääkida, aga teismelisega juba öeldakse, et aga mul ei ole temaga midagi rääkida. Et sa võid minna kas või räägi seal mingist YouTube'ist või TikTokist, et mis nagu lapsele huvi pakub või mingist arvutimängust, et midagi leida ühist. Ja samamoodi, et kui ongi distantsõppel, lapsel on raske, et ma olen ka näinud neid probleeme, et tihtipeale lapsed, et küll on seal ühendusega probleeme, siis on laps juba närvis ja ärritunud, ta ei taha minna tundi ja siis ongi nagu vanem see, et kes ei hakka seal õiendama kõrvale, et oi, et miks sa nüüd ei lähe ja miks sa nii teed ja kuidas sa nii käitud, et ei ole vaja nagu moraali lugeda, et kuula ära, ole lapse jaoks olemas ja lase tal ennast tühjaks rääkida lihtsalt. Ja teine asi on ikkagi see pühendumine, et ma tean, et vanematel on väga-väga raske, aga me peame leidma selle väikse aja päevas, sest on nagu nii palju räägitud, et see 15 minutit on see võluaega, et me paneme kõik asjad ära ja ma olen päriselt sinu jaoks olemas. Et ma tahaks tuua ühe näite, minu juures käib üks teismeline poiss. Ja me tegime üks päev sellist mälumängu, et ta oli suur kaart, kus oli siis 400 erinevat väikest pildikest. Ja kõrval olid kaardid, et võtad siis mingi pildi, näiteks hamburgeri pildi ja siis sa pead leidma sealt aja peale, kumb kiiremini leiab. Ja siis ta ütles mulle sellise huvitava lause, et Lagle tead, et ma tahan, et sa oleksid nagu siiras ja sa nagu päriselt tunneksid minuga mängimisest rõõmu. Ja et ma saan aru küll, et kui sa lased mul võita, et lapsed tegelikult tajuvad seda ära, et ma tean küll, et seda on varemgi juhtunud, et ma ei tea, et lapsega öeldakse, kuule, et ma mängin sinuga peitust, isa ütleb, et mine peida ära, siis ise ju põlut edasi on ju. Et ole nagu päriselt olemas. Ja muidugi see ka, mida me oleme siin täna nii palju rääkinud, et proovi mõista, mitte hukka mõista. See käib nii lapsevanemate kui õpetajate suunas, et me oleme kõik inimesed ja me peame välja filtreerima oma tundeid ja neid ei tohi enda sees hoida, aga me peame jääma selle inimlikuks ja teinekord on see, et näiteks mida mina olen oma elus, ma arvan, et üsna paljud on kahetsenud seda, et tead, et kirjutab mingi kirja emotsiooni pealt ära ja siis mõtleb pärast, et ei tea, kas oli vaja. Et kui sa tahad nagu midagi kirjutada, kirjutamine on väga hea teraapia. Kirjuta need asjad välja, lase ka lapsel näiteks kirjutada ja siis mõtle, kui sa näiteks õhtul kirjutad, et kas ma tahan hommikul ka seda kirjutada. Ja siis saad ära, kui sa ikkagi tunned, aga see emotsiooni pealt tihtipeale on see, et pärast mõtled, et võib-olla ikka ei olnud. Aga samas on väga kihvt, kui sa kirjutad emotsiooni pealt ära, vaata sa laed maha ja sa võtad teadlikult, et sa just laadisid maha ennast, aga see ei ole saatmiseks kiri. Seal on kaks efekti. Võid ka saata, on ju, aga tihtipeale tegelikult, isegi kui sa saadad, sa hakkad juba korrektuure tegema, sest see emotsioon on nagu nii tugev, selle pealt ei tasu nagu midagi väga teha. Ja üks asi, mis ikkagi on veel nagu selline, mis on nagu hästi aktuaalne, et just mul tuli meelde selle Haigekassa reklaamiga, mis on hästi palju poleemikat praegu tekitanud, et kus siis Oliver on ainukene poiss, kellel meeldib õues mängida. Et ma vaatasin neid kommentaare seal all ja seal oli ka mõned inimesed olid kirjutanud, et see on küll praegu
nii-öelda vanemate mõnitamiseks, et me peame hoidma distantsi ja kuidas me siis kutsume lapsi kokku. Aga tegelikult on selle mõte minu arvates nagu palju sügavam, sest ütleme, ajuteadlased on ära tõestanud selle, et sellised sensoorsed tegevused, aktiivsed tegevused aitavad meil vähendada kortisoli taset ajus. Kortisol on siis on ju stressihormoon. Et vanasti oli see stressihormooni oli vaja on ju meie sellistel eellastel. See tõstis on ju veresuhkurt, viis kaltsiumit luudes lihastesse, aitas meil valu on ju nii-öelda vähendada ja tänu sellele meie eellased ellu jäiki on ju põgenesid igalt poolt loomadest ära. Aga tänapäeval on ju, kui sa lähed oma kõrge kortisoli tasemega sinna arvuti taha, no ei ole hea tunne. Et sellepärast soovitataksegi hommikul näiteks, et lapsega teha mõni tegevus, sest see võib, ma kuidagi praegu uupi näiteks võtan, et võtke üks pael on ju, pange see 2 seina vahele ja siis proovige niimoodi, et alt jooksete läbi, aga õhupalli viskate nii, et õhupall ei puuduta maad. Või siis näiteks võtad plasmastopsid ja viskad neid, proovid neid ümber visata palliga. Et aga seda tegevust võiks teha umbes 15 minutit, et ei tohi ka üle koormata, aga see päriselt töötab. Ja näiteks mul on üks hea näide veel, et Terevisioonis, et kahjuks mul ei tule selle treeneri nimi meelde, et võib-olla kuulajad teavad, et selline hästi energiline meesterahvas värviliselt riides ja vehib tantsu seal ja natuke naljakas on aga ükspäev ma tegin seda kaasa ja see oli nagu nii tore ja see oli natuke rumal ja vahepeal peabki olema mänguline ja tegelikult lapsed ka omandavad asju palju kiiremini mänguliselt ja seda näiteks tõestatud, samamoodi neuroteadlased on ära tõestanud, et inimesed õpivad kiiremini läbi mänguliste tegevuste. Need on võib-olla minu sellised mõttes selle koha pealt. Ehk, et kui me distantsõpet suudame teha ka mängulisemaks, et ta ei ole selline sunduslik pea justkui selline käsk ja vaat seal vahepeal on seda liikumist, näiteks ka matemaatikatunnis isegi tõesti, tehakse ka liikumine vahele. Kuulge poisid ja tüdrukud, nüüd on kükki ja püsti, tõmbame jälle vere käima, väikene liikumine ja siis hakkavad numbrid palju paremini jooksma. Ja ollegi natuke tobe ja naljakas teha seal mingi kanahäält või mida iganes, et me ei pea nagu see loomus. Et ega meil ongi nagu nii raske olukord ja kõik on ju teadmatuses on ju, see tekitab stressi kõigil, aga natuke peab seda nalja jääma ellu, et muidu me siin kõik põleme üsna varsti läbi. See oleks tõesti selline hästi hea indikaator sellele, et kui ma enam ei suuda nalja teha, siis nüüd on midagi paigast ära, sest et minu see nii-öelda siis hea tunne on kadunud, et hea tunne, kus sa oled. Just. Et otsime su jälle ülesse, lapsed, palun aidake mind, eks? Just on ju. Et otsime koos üles selle ägeda tunde, et siis see aine teha meile mõlemale ägedaks, et see raskustundest nii-öelda ära saada. Ja tead, siit me jõuamegi ühe sellise huvitava järgmise nii-öelda nüansini, rasked lapsed. Lagle, räägi. Kas ikka raskeid lapsi on olemas või et kuidas see asi sinu kogemus seas on olnud? Siin ma põrgataks kohe küsimuse tagasi, et aga Kristi, millised on sinu jaoks rasked lapsed? On ju? Millised on sinu jaoks rasked lapsed? Mina isegi ütlekski, et ei ole olemas ei raskeid inimesi ega raskeid lapsi, on lihtsalt need emotsioonid, need situatsioonid, millega mina ei tule toime ja see teebki asjad minu jaoks raskeks, et see on mu isiklik vaade, mitte see ei tee teist inimest raskeks. Sest minul on ebamugav temaga tegutseda, sest minul on vaja milleski edeneda. Ja minul on umbes sama mõte ja umbes sinna veel juurde võib-olla see ka, et see laps teatud hetkel ei vasta minu ootustele. Ja esiteks, kui nii-öelda ongi, ma tean, et ongi raskemaid lapsi, selge see, et kes nõuavad eri tähelepanu, eri sekkumist, et esimene asi on see nii distantsõppel kui ka tavaõppel, et otsi mustreid, et otsi nagu neid mustreid, mis seda lapse sihukest käitumist nii-öelda käivitavad. Et kui sa nagu jälgid, pane kirja ja sealt hakkab välja kooruma, et ma olen ise olnud kunagi tugiisik ja samamoodi ma jälgisin ühte last 2 nädalat, ma panin kirja ja ma hakkasin aru saama, millised olukorrad teda ärritavad, kuna ta vajab puhkust, et ma tean, et see nõuab õpetajalt lisaenergiat.
aga see on tegelikult väärt ja sealt hakkab see lahendus tulema. Ja võttagi seda raskust kui väljakutset, et need on lihtsalt omandamata oskused. Et jah, ja siis lapsele ikkagi seda, kui ka laps ebaõnnestub milleski, siis on see, et laps peab teadma, et ma olen ikkagi sinu poolt ja ma tahan sind aidata. Et vaata on niimoodi, et laps on nõus tegema koostööd siis, kui tal on täiskasvanuga kontakt. Aga kui seda kontakti ei ole, siis ei ole võimalik ka koostööd teha. Et esiteks sa pead selle lapsega looma kontakti, kuulama teda, olema tema jaoks usaldusväärne, rääkima temaga silmast silma, mitte nagu sellised, ma olen näinud vahepeal öeldakse, et vaata mulle nüüd silma sisse või et sa võtadki selle lapse tasandi, räägid rahulikult ja siis me hakkame alles neid asju lahendama. Ja samamoodi me ei lahenda neid probleeme mitte seal tundeharjal, et me oleme seal tundeharjal tegelikult 90 sekundit ainult. Ja siis hakkavad need tunded juba langema. Aga langevad ainult siis, kui sa oled ikkagi lapsele nii-öelda olemas. Et muidu ta võib ennast järjest rohkem üles kedrata ja siis see emotsioon väga tugev kestab oluliselt kauem. Et vahepeal ei olegi muud teha, kui olla lihtsalt kõrval ja öelda, et ma olen sinu jaoks olemas. Ja see tekitab kontakti ja hiljem hakkama neid asju lahendama. Nii et ka ütleme veebiõppe puhul lapseliku õpetaja ütlebki, et jah, et kui on mingi väljakutse, tea, et ma olen sinu jaoks olemas, me saame selle lahendatud ja vanemaga siis tegelikult ju samamoodi, et laps teab, et tal on see turvakoht, et tema jaoks saavad asjad lahendatud, et ta ei ole kuidagi kelleski halvem, et just see tunne tema sees, et tema jääb maha, tema ei saa hakkama, vaat see võib hakkab vaikselt kerima. Ja sealt hakkab ju enesehinnang, enesetõhusus, kõik need asjad hakkavad langema. Ja võib-olla ma ei tea, et kindlasti osad õpetajad ka teevad, et võib-olla ongi mingi selline murede boks, kuhu saabki nagu privaatselt kirjutada, et tegelikult eriti noortel on lihtsam tihtipeale kirjutada oma asju välja, et kuidagi jah, et ta teaks, et õpetaja on olemas, et ega see muidugi õpetajale ka paneb jälle sellise lisakoormuse, aga me peame ju arvestama seda, et lapsed tulevad nii erinevatest peredest, et on peresi, kus toimib nii-öelda see kaugõpe nagu suurepäraselt. Kõik ütlevad, meil toimib nii hästi, meil on kõik plaanid ja ongi tore, saame rohkem aega veeta koos, aga teised on sellised, kus lapsed on ikka täiesti üksi ja sealt tekivad ikkagi väga-väga sügavad probleemid. Et jah, siin on see koht, kus õpetaja peaks märkama. Ma arvan, et iga õpetaja võiks teadagi enda lapsi nii palju, et kellel võib-olla on see siuke perekondlik taust nagu natuke ebakindlam, et neid võib-olla rohkem fookusesse võtta. Et julgustada, toetada. Ja hästi. Lagle, jõuame selliste praktiliste harjutusteni. Et millised oleks need sellised toredad praktilised asjad, mida õppes kasutada, et lapsi siis paremini kaasata just selles kaugõppe variandis, distantsõppe variandis? Et mina mõtlesin ka, et jälle jõuame selle mängulisuse juurde tagasi. Et üks asi, mida kogu aeg räägitakse, on nii-öelda voolavus asjadel. Et näiteks ütleme mingi siuke voolamisülesanne, see on ka siuke mänguline ja ta läheb raamidest välja. Näiteks selline, et on koosta lause, kasutades ette antud tähti, näiteks, et I, H, L, V, K. Nii, kohe hakkab mingi loominguline asi. Et mina olen näiteks näite pannud siia kirja, et iga hea laps väärib kiitust. Ja see on siuke kastist välja, aga samas on see jälle siuke arendav. Ja teine on ka näiteks siuke ülesanne moodusta lauseid, mis algavad ühe kindla tähega, näiteks põhtähega ja tee siis 8-sõnaline lause. Ja näiteks pai papa paneme pühapäeval paadile punased purjed peale. Et võib ju proovida nagu selliseid asju teha, et kuidas nagu seda voolavust ja originaalsust ja natuke seda mängulisust ja siukest natukene raamist välja, et on asju, et mida peab on ju tegema väga raamide sees ja ei ole võimalik teistmoodi õpetada, aga sinna kõrvale saab ka teha neid natukene selliseid toredamaid asju, mis on võib-olla loomingulisemad. Ja originaalsuse koha pealt, kui ma näiteks tahan lapsele mingit tegevust teha, siis üks mäng, mis mulle tuli kohe meelde, et kui mitu asja saab panna tikutopsi ja kuskil laagris seda tehti ja rekord oli 150.
jah, no sihukest jah, selliseid ja asju häid teha. mõtteid saad tikutopsi panna. Ei tea, kui palju. Kui palju on ju, no absoluutselt. Ja, või häid sõnu või no mida iganes. Ja, et siin jällegi see loovuse küsimus hästi suurelt kaasa sisse tuua. Me enne siin rääkisime Toivo ja Minniga ka just, et ikkagi laste sotsiaalsed oskused, kogu selline komplekt, see tunnete pool. Ja mulle tundub, et see teema on selline aegumatu, kordumatu ja alati vajalik erinevatest vinklitest üle rääkida. Ragla, räägime sinuga ka natukene sellest, et millised on sinu kogemused just sellel suunal? Et ma kuulasin ka seda nende osa ja ma olin, et ma olen väga nende asjadega kõik nõus. Ja ütleme, kuidas see sotsiaalne, emotsionaalne kompetentsus tekib, et esiteks see on ju erinevate asjade koosmõju. Et me peame arvestama lapse vanusega, me peame arvestama keskkonnaga, kus ta on, ja peame arvestama ka bioloogiliste teguritega, need on, ütleme, geenid ja selline temperamenditüüp. Ja neid teadmisi saab ära kasutada nii-öelda sekkumistes. Et näiteks on välja toodud see, et keskkondlikud tegurid võivad niisugust geneetiliselt kodeeritud, ütleme, temperamenti alla suruda või võimendada, et tegelikult keskkonnal on ääretult suur mõju laste käitumisele. Aga üks asi, mis on hästi tähtis, on ka see, et me peame vaatamagi aju konteksti, et lapsest saavad ju nii-öelda või aju saab küpseks 25. eluaastaks, nii-öelda see eesaju, et mis siis vastutab meie impulsiivsuse eest, aitab tundeid reguleerida ja kujutad ette, see saab alles 25. eluaastaks küpseks ja vahepeal me ootame 5-aastaselt, et ta käituks täiskasvanu. Ja ometi me täiskasvanutena 25+ ka tihtipeale ei suuda oma eesajuga nii-öelda päris hästi erinevates olukordades toime tulla. Me reageerime üle, aga see ei ole halb. Et ma olen praegu täheldanud seda, et hästi palju lapsevanemaid räägib seda, et ma tunnen ennast nii halvasti, et ma olen lapse peale karjunud, ma tunnen halvasti sellepärast, et ma olen last löönud. Tegelikult ma väga imetlen neid lapsevanemaid. Esiteks sellepärast, et nad julgevad seda tunnistada ja nad tulevad, otsivad abi. Ja siis ma ütlen, et selles ei ole mitte midagi halba, et lapsed ei vaja nii-öelda täiuslikke vanemaid ja kui me suudame ühel hetkel need olukordi teistmoodi lahendada, see annab suurepärase mudeli lapsele ette ja sa lähedki ütled, et tead, ma enam ei taha nii teha, nagu ma varem tegin ja nüüd ma hakkan käituma teistmoodi ja sa hakkadki proovima ja laps õpib sinu pealt. Kuidas näiteks beebi, ütleme, keelt õpib, on ju, et ei ole ju beebile mingi keeleõppetunde, et ta õpib seda, mida ta kuuleb. Ja mille pärast meil on praegu nii palju logopeedilisi probleeme, on sellepärast, et lastega räägitakse liiga vähe. Et Toivo vist tõi ka välja, et juba beebi ema üsas peaks juba hakkama ema temaga rääkima ja tegelikult see ongi õige, et laps peegeldab seda keskkonda. Aga me peame arvestama ka sellega, et ei ole niimoodi, et kui me ühte asja nüüd 1-2 korda teeme, et siis kohe hakkabki see töötama, et aju on selles suhtes äge lihas, et mis on treenitav ja seal on nii-öelda palju ühendusi, mida me peame omavahel looma. Ja nende ühendustega on selline lugu, et mingi hea käitumine nii-öelda kinnistuks, me peame seda kordama. See on nagu tee džunglisse, et kui sa ühte teed on ju käid, siis see tee muutub suuremaks ja tugevamaks ja need kõrvalteed, ütleme see ebasobiv käitumine, et need siis kasvavad nii-öelda võssa ja ühel hetkel kaovad ära. Et tegelikult kõik on võimalik muuta ja aju on nii lahe asi ja läbi aju just. Siit kaovad ära ka tegelikult rasked lapsed. Ja. Et kui me niimoodi vaatame, nagu sa just rääkisid, et tõesti, kui mõnikord nii õpetaja kui ka vanem on mõne lapse peale reageerinud, et see on raske laps, aga nii kui toimub see taipamine, et ma saan ka midagi teistmoodi vaadata, siis ühel hetkel võib-olla toimub taipamine, et vau,
rasket last enam ei ole, et ta on kuidagi muutunud, et muutudes ise muutuvad meid ümbritsevad inimesed ka ju. Ja selle aju kohta on mul üks väike ülesanne ka, et kas oled minuga valmis seda kaasa tegema. No, et ma natukene loen seda maha, et mul päris peas ei ole, et ma loodan, et see ei pahanda, et pane enda käsi niimoodi rusikasse, pane pöiale siia, et pups, ja pane käed peale. Et nagu sa tead, et ajul on vasakpool ja parempool, aga meie ajul on ka ülemine osa ja alumine osa. Selle ülemise osaga langetad sa häid otsuseid ja käitud õigesti, isegi siis, kui oled endast väga-väga väljas. Tõsta nüüd sõrmed natukene ja vaata, mis siin on. Siin on sinu väikene aju ehk tagumine aju. Sealt tulevad suured tunded. See aitab sul teistest hoolida, tunda armastust, aga laseb sul tunda ka ärritust ja viha. Need tegelikult ei ole halvad tunded ja on igati normaalsed. Nüüd langeta oma sõrmed. Vaata, sinu mõtlemist juhtiv ülemine aju puudutab su pöialt ja aitab niimoodi alumisel ajul rahuneda ja tunde rahulikult väljendada. Kui lähme endast väga välja, sõidab meil katus täiega ära, paneb põmaki, sõidab ära. Ülemine aju ei puuduta enam alumist ja see tähendab, et ta ei saa sul aidata enam rahulikuna püsida. Järgmine kord, kui tunned, et katus hakkab jälle ära sõitma, moodusta käega ajumudel. Tõsta sõrmad ülesse ja langeta. Ülesse ja langeta. Aga proovi meeles pidada seda, et see ei ole nii-öelda rusikasse surutud käsi. Ja siin on ka see, et proovime meeles pidada seda, et kui ma tulen selle tundega toime 90 sekundit, siis see hakkab juba langema. Ja lastele see ülesanne nagu nii tohutult meeldib, et üks päev ma ühe tüdrukuga just tegin, kellel ongi oma tunnete juhtimisega raskus, et tema hakkab karjuma, ta võib tund aega karjuda järjest. Siis me tegime seda ülesannet ja tegelikult mõtlesin, et kuna ta oli nagu 9-aastane ja rääkisin ka natuke ka seda, et mingi aju osa saab 25-aastaselt alles küpseks ja sees sa vahepeal niimoodi vihastud, et see on okei, aga proovime teistmoodi. Ja kui me seda tegime, seda harjutust ära, siis ta ütles mulle nagu nii siiralt ja toreda, et kuule ära jama, päriselt on ka nii. Et no, see oli nagu selline siiras, ehe emotsioon ja see toimib väga hästi. Ja see on pärit sellisest raamatust nagu lapse ajukeskne kasvatus, et seda raamatut ma väga soovitan. Ja, nii et mõtle, kui tegelikult lihtsad väikesed asjad. Ja nüüd siis tegelikult jõuamegi siit jällegi koostööni. Et millised on sinu kogemused koostöö edendamisel siis õpetaja lapsevanema vahel, lapsevanema lapse vahel ja millised taipamisi sina oled saanud? No siin on jälle see, et on ju, et proovime vältida seda emotsionaalsust, milles me algul rääkisime. Vahest see tuleb välja meil, vahest ei tule. Kui ei tule välja, siis on ilus vabandada. Ma arvan, see on hästi ilus selline oskus. Ja teine asi, et ma tean, et osad koolid ja lasteaias praktiseerivad, et näiteks ongi selline lapsevanemate tund korra nädalas, kus siis õpetaja võtabki lapsevanemad kohtuvad kuskil Zoomis ja räägivad siis oma rõõmudest ja muredest ja et sellised ikkagi see koostöö peab olema ja samamoodi ju räägitakse, et mõni lapsevanem ütleb, et tema peab oma lapsest nii palju asju ära tegema ja laps ei saa aru ja et siis peab ikkagi seda tagasisidet andma õpetajale ja küsima õpetaja käest, et äkki ta saab midagi muuta või no, et ega õpetaja tahab ka ju tagasisides saada, et kerge on minna kuhugile nii-öelda kiruma kuhugi Delfisse, aga see ei ole nagu jätkusuutlik, see on jälle see, et ma korra filtreerin ennast tühjaks, et ja pigem kirjuta kiri kellelegi nii-öelda, et lae emotsioonid alla, ära jaga seda nii-öelda selles mõttes maailmaga, sest see ei anna ju maailmale midagi head juurde, vaid et see pigem saab ise endal nii-öelda sellisesse laekasse pandud ja siis kõrvale pandud, läbi elatud ja siis pärast nii-öelda maha rahunetud. Ja, just. Jah, et need koostöö nii-öelda kohad tegelikult edenevad veelgi. Näiteks, millised on sinu mõtted selles, mis nii-öelda ka on õpetajate jaoks olnud selline huvitav küsimus, et kuidas omavahel tuttavaks saada, et ka selline
Vot see loob ka päris palju rohkem seda mõistmist, et näiteks tulevad klassi uued õpilased. Kuidas siis on võimalik nii-öelda sellist mõnusat nii-öelda üksteisega tutvumist ja õpilaste vahel, kuidas saab õpetaja uute õpilastega tuttavaks ja kui juba tulevad klassi uued lapsed, siis tulevad ka uued lapsevanemad, jälle uued inimesed, kellega arvestada, keda mõista, kellega tekitada seda nii-öelda ühist silda koostöö osas. Et kuidas luua sellist nii-öelda mõnusat usalduslikku suhet ja ehk, et kuidas tuttavaks saada? See võiks jälle olla, et alati on nii-öelda ju klassi koosolekud toimuvad ja lasteaias samamoodi, et mingi lapsevanemate koosolek alguses. Et siin võiks jälle rakendada nagu sellist mängulisust, et me mängimegi mingeid mänge koos, mingeid tutvumismänge. See vahepeal võib jälle kellegi jaoks nagu tunduda natuke tobe ja miks me nagu seda teeme, aga tegelikult mäng võtab jälle neid pingeid nagu maha ja loob nagu mingisugust ühtsust kuidagi, et ei pea nagu niimoodi olema, et paneme istume nagu kõik reas ja hakkame muudkui rääkima. Et jah, et mingite läbimängude ja sellise mänguliste tegevuste, et neid tutvumismänge on ka nagu nii palju, et tegelikult need aitavad nagu sellise päris hästi nagu jääd sulatada, et no kuidas näiteks distants nii-öelda õppevariandis teha sellist tutvumist? Et saadagi jälle nii-öelda üksteise suhtes sellist avatust, et kes me persoonidena näiteks oleme, et millist infot võiks jagada enda kohta, mis võiks olla kellegi jaoks selline väga tähenduslik nii-öelda just selles osas, et teised inimesed oskaksid sinuga paremini suhelda, kui nad teavad neid asju näiteks sinu kohta. Et et okei, siin võib-olla siuke mingi ankeedi täitmine on natuke siuke tuim, eks ole. Aga võib-olla jälle võiks teha näiteks mingi teatrietenduse oma perest või joonistamine on siuke teada-tuntud asi, et miks me ei võiks näiteks mingi väikse näidendi teha. Meie pere mingi näidendi või mingi luuletuse või mingi filmilõigu või et see on ka selline, et praegu me proovime kogu aeg, et me jälle ei koormaks on ju lapsevanemaid liiga palju üle või õpetajad liiga palju üle, aga just see, et mingi loomingulise lähenemisega, samamoodi, et kui me õpetame ka lapsele sobivat käitumist, et mina ka näiteks kasutan hästi palju käpiknukke, et algul mängime selle nii-öelda valet stsenaariumi läbi, et näiteks kui laps ei taha magama minna, siis mõtlen, vau, küll sa mängisid hästi läbi seda nii-öelda torisevat last ja nüüd mängime siis seda, et laps tahab nii-öelda magama minna, et see toimib ka nagu päris hästi. Kas seal teatrietenduses võiks näiteks läbi mängida seda või siis jagadagi just ka neid aspekte, et mis on mulle tähtsad asjad, mida ma väga hindan, mida ma pigem armastan, mida ma teistelt ootan, et ka kogu see poole? Jaa, absoluutselt, aga siin on üks siuke väike agakene. See aga on see, et tihtipeale on inimesel, eriti noortel lastel, on ju raske nagu iseendast rääkida, eriti võõrale inimesele, kui me siin väga veel ei usalda ja ei tea. Aga siis ongi just see, et räägin läbi mingi kolmanda isiku, et räägin näiteks läbi mingi oma lemmik, mingi superkangelase või läbi oma lemmiklooma, et näiteks, et joonista oma lemmikloom või näitle teda ja räägi, et mis talle meeldib. Ega laps räägib ikka seda, mis tuleb tema seest. Et see on siuke väike nipikene, võib-olla selline ankeedi küsimus nõuab seda, et ma olen väga heas kontaktis juba sinuga, usaldan sind väga palju, et ma nendest asjadest räägiksin. Ehk et tuuagi siis nii-öelda see kolmas aspekt, aga niikuinii see kolmas aspekt siis kandub läbi enda ju. Ja. Aga et need asjad siis tulevad välja, mis on sellele inimesele tähtsad, ehk et siis sa tead, et justkui nii-öelda pisikene kasutusjuhend on kaasa antud, et ei pea täitsa nii-öelda pimeduses kobama. Kutsun teid ka julgelt esitama Laglele küsimusi. Lagle, aga räägime natukene ka nii-öelda just sellistest nii-öelda põhiväärtustest, et kuidas anda edasi põhiväärtusi, et me võime ka rääkida sellest, et me tuleme kõik väga erinevates perekondades, me põhiväärtused on erinevad. Mida võib-olla ütleb selline psühholoogia valdkond, mis on need põhiväärtused ja kuidas neid edasi anda ja millised täpselt sellisest väärtuspõhist kasvatust sa oled ka kohanud enda võib-olla sessioonidel laste kui ka lapsevanematega ja kuidas on mõjutanud? Et nii nagu sa ütlesid, et väga palju on ju erinevaid perekondi
erinevaid väärtusi ja noh, tõesti, et meil on, ma ei tea, on ka kristlikke peresi, kes jälgivad on ju nii-öelda 10 reeglit ja teine noh, aga mis need inimlikud põhiväärtused ju tegelikult lähevad ju kõike, kui me juba räägime, siis ta lähebki sinna kristliku poole peale ka on ju, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, sulle tehakse, on ju, ole aus, sõbralik, vastutulelik, empaatiline, noh, kõik sellised põhiasjad, et noh, maru kerge on nagu rääkida küll, aga ega see tihtipeale ikka ei õnnestu. Ja siin on ikkagi see, et mudelõppe on vähemalt minu arvates, ja võib-olla mõni teine psühholoog arvab midagi teist, aga lapsed ikkagi õpivad sellest, kuidas täiskasvanud olukordi lahendavad. Ja nad peavad nägema, kuidas meie inimesi asju kohtleme ja selle järgi nad ka õpivad. Et noh, ütleme, et kui mingi siuke olukord, et kui näiteks 5-aastane viskab mängukaaslast mingi mänguasjaga andmise asemel, siis ju võib öelda, et pea kinni, kohtleme mängukaaslast viisakalt ja mänguasjaga ja teeme uuesti ja proovime nüüd teistmoodi. Ja seekord käitus see teise lapsega ja mänguasjaga viisakalt. Ja see annabki seda nii-öelda võimalus lapsel harjutada seda käitumist, et nii nagu me ennem rääkisime ka, et kõik tuleb harjutamisega ja öeldakse, et uusi käitumismustreid hakkab inimene omandama. Noh, mõned teadlased ütlevad 20, teised ütlevad 40, aga noh, see on jälle see, et ei ole niimoodi, et me korra nädalas räägime nendest põhiväärtustest ja sellest, et ole sõbralik, ära tee teistele haiget ja noh, et see ei toimi. Ja et jah, see nõuab nagu aega, et ära anna alla, et tulemused võtavadki aega. Et sa lihtsalt siis nii-öelda märkad nii-öelda neid käitumisi. Ja märkad ja ega alati ka ei õnnestu märgata. Et siin tuleb ka ikkagi vaadata seda, et ma märkaks seda head käitumist ka, et ühele negatiivsele ütlemisele peab järgnema 4 kiitust, on ja sellest me oleme vist varasemalt ka rääkinud, et see nullib nagu ära, et siis ei teki lapsele seda trotsi ja sildistamist, et et nagunii ma ei saa hakkama, siis tal juba see ärevus tõuseb ja siis ta ühel hetkel lööb käega. Et ta peab jälle tundma, et isegi kui ma ebaõnnestun, see täiskasvanu on ikkagi minu poolt. Ehk et ka nii-öelda veebi, ütleme, distantsõppe puhul siis tuuagi rohkem lapsele välja neid selliseid ka eduelamusi, et millest ta selles veebitunnis on nii-öelda õnnestunud, milles on tal väga-väga hästi läinud, et see annabki talle sellise nii-öelda ka eesrindliku tunde, et vau, et ma saan hakkama. Ja, et noh, et on ju, et tegelikult me kõik nagu vajame kiitust ja igat ühte saab millegiga kiita, aga see kiitus peab olema siiras, et lapsed näevad väga hästi seda läbi, nagu me ennem ka rääkisime, et kui see pole siiras, siis ta saab aru sellest. Jaa. Räägime sellisest teemast nagu iseseisev tegutsemine. Et see on ju distantsõppe puhul päris selline korralik väljakutse, et kindlasti õpetajad väga ootavad, et laps saab iseseisvalt hakkama, lapsevanem ootab, et laps saaks iseseisvalt hakkama. Ja noh, endiselt ju teame, et laps on ju laps, ja tema tahab ikkagi tähelepanu saada. Ja mis iseseisev, et tema jaoks võib-olla kohati on see isegi väikene konfliktne küsimus peas, et kuidas ma nüüd üksi pean saama. Et kuidas seda tunnetust kasvatada lapse sees rohkem, et ta tõesti mingitel hetkedel suudakski olla fookuses rohkem, võttagi ise seda vastutust, ollagi iseseisvam, mingis protsessis nii-öelda niimoodi osaleda, et ta nii-öelda toimibki ise otsast lõpuni. Siin ongi see enesetõhususe koht, ma usun, et ma saan nende asjadega hakkama, et ei oleks nagu seda õpitud abitust ja seda õpitud abitust ma näen nagu üsna tihti. Et jälle, see oleneb lapsest, me ei saa rääkida siin, et kõigi lastega see toimib. Et algul peab ikkagi hästi palju toetama, aga mis nagu ikkagi, seda on nii palju räägitud, aga see tõesti toimib, on see, et me teemegi päevakava ja see on piltidega ja veel parem, kui see on ka kellaajaliselt. Ja laps osaleb nii-öelda nende piltide tegemisel, mitte niimoodi, et vanem teeb pildid eest ära, on ju, et vaid me teeme seda koos ja laps tunneb, et ta on kaasatud ja samamoodi ka kokkulepetega. Kui meil on mingid kokkulepped, siis me teemegi neid lapsega koos. Et ka tema tunneb, et teda on sinna protsessi kaasatud. Ja näiteks ütleme, et me oleme ka selliseid pilte teinud, et kui laps ei suuda meeles pidada, et mis asjad ta peab kaasa võtma
jälle piltidega. Kuidas riidesse panna järjekorras, jälle piltidega. Ja see tegelikult lõpuks nagu nii-öelda kinnistub, et ikkagi seda, et noh, ja vahepeal, kui ta lähebki midagi nii-öelda tunnustab ära, see ongi õppimise koht, et ega me ei õpi ilma, et me ei eksiks, on ju. Et noh, paratamatult see nii on ja see on ka siis on, noh, ei tasu jälle hakata seal nüüd tänitama, et miks sul ikka nii läks ja miks sul naa läks, et noh, mis see nüüd enam aitab seal tagantjärgi targutamine, et siis natuke toetada last ja noh, ja siis ongi see, et noh, vaatame koos üle, et natuke jälle, et umbes annad talle, aga samas jälle see iseseisvus jääb ka ikkagi, et lased tal uuesti katsetada ja et jah, et ma arvan, et sellised asjad nagu töötavad, et kui vaatame ka siin just seda, et näiteks, et seal ekraanide taga ühes tunnis on päris palju lapsi, et siis ja kui me siin räägime sellest iseseisvuse nii-öelda komponendist ja ka näiteks, et lapsevanem sellel hetkel on kodus nii-öelda tööl, et tema teeb tööd, et kuidas siis ja mida saaks õpetaja teha, et tõesti aidata natukene paremini nii-öelda lapsel siis seda nii-öelda iseseisva töö tegemist nii-öelda siis kaasa. Et jah, nii-öelda siis, et siit võib-olla toetada lapsevanemat ja mida siis saab lapsevanem teha, et õpetajat toetada, et siis ehk et selline kaheosaline küsimus, sest jälle me ju tegelikult räägime koostööst. Et ma ei tea, võib-olla see läheb natuke teemast mööda, aga selle iseseisvumise kõrval olen ma tähendanud distantsõppe puhul seda, et lapsed, eriti vanemad, lapsed on tohutult hästi õppinud tegema koostööd. Et ma tean küll, kuidas neile see käib, et ühe ekraani peale lahti see õpetaja tihtipeale, siuke lihtne monoloog ja siis kõrval käib mingi chat, kus siis nagu räägitakse omavahel ja tehakse koos mingeid tehteid ja öeldakse vastuseid ette ja see on nagu huvitav, et noh, mõnes mõttes nagu positiivne, aga samas see kõik, see nii-öelda see salachattimine võiks ikkagi tulla sinna õpetaja ruumi, et õpetaja peaks nagu ikkagi natuke rohkem lapsi kaasama, mitte niimoodi, et ma loen nagu 40 minutit oma monoloogi ära, et tegelikult ikkagi noh, kas või teadusuuringud on näidanud, et isegi klassiruumis ka täiskasvanutel hakkab tähelepanu väga kiiresti nii-öelda hajuma ja sa võidki kuskil oma mõtetes olla, et õpetaja peab tegema vahepeal niisugused reaalsus selliseid kontrolle jälle, et võtma kuidagi nii-öelda nagu lapsi heas mõttes vahele ja nii-öelda kaasama mingeid mõtteid arendama, et aga mis sina arvad või ma ei tea, too mingeid näiteid või noh, midagi sellist, et see monoloog nagu sellega ei jõua nagu kaugele, et ja see on jälle see loomingulisuse koht, kus see minu loomingulisus on, et selle ma pean üles leidma selle väikse lapse meelsusega võib-olla, et praegu peab natuke trikitama nende asjadega, et no ja eriti just see nii-öelda, kui me räägimegi sellest, et laps ise nii-öelda tuleks loovalt kaasa, ta tahaks olla iseseisev, ta tahaks olla uudishimulik, siis selline huvitav nii-öelda vaatenurk sellele iseseisvusele ka, et nii-öelda see uudishimu. Et kuidas kasvatada lapses uudishimu, ma isegi ei nimetaks seda nii-öelda selliseks motivatsiooniks, vaid selliseks uudishimuks, et tõesti vaugu huvitav. Et eks see uudishimu on natuke ikkagi seotud on ju motivatsiooniga, sealt me ei saa üle ega ümber on ju. Meil on väline motivatsioon ja sisemine. Uudishimu on ikkagi selle sisemisega seotud, et ma tahangi midagi avastada, aga see tähendab seda, et laps peab aru saama, mille jaoks asi talle nii-öelda vajalik on ja kasulik on ja mina ka oma teraapiates väga tihti lastega, kellel ongi sellised tähelepanuprobleemid, mäluprobleemid, et me siis proovime kuidagi seda lõngakera nagu lahti arutada ja räägin, et et umbes, et mis see sisemine motivatsioon ongi, et ma tahan nagu päriselt teha ja ma ei taha umbes neid häid hindeid saada sellepärast, et isale või emale midagi näidata või õpetajale ja ma ütlen ka, et ma ei taha, et see käib siin sellepärast, et mulle meeldida, vaid ma tahan, et sa leiaksid tõesti nagu midagi kasulikku siit. Et see ongi jälle see laveerimise koht, et et kuidas sa siis ütled, et mille jaoks seda eesti keelt on vaja või matemaatikat või et see on jälle siuke, ma arvan, individuaalne lähenemine, et ja see on ikkagi, ma arvan, et läbi mängu, et kas või see tikutopsi näide, kui palju sa saad sinna asju panna, et seda saab ju kohandada kuidagi või nende lausete moodustamine, see on ikkagi siuke teistmoodi. Aga näiteks ka miks mitte niimoodi mõelda, et nii eesti keele tund
mõtleb, kas mul on seda eesti keelt vaja, aga kus sa tänasel päeval, no just täna kasutad eesti keelt? Jah, noh, just. Nii, matemaatikatund, pole vaja või et nii igav. Aga mõtle, kus sa pead matemaatikat kasutama täna või homme. Absoluutselt. Et jälle, vau, et ema ütleb, et kuule, too see kilone riisipakk siia. Kus ma siis saan aru, mis on kilone riisipakk? Mina näiteks väiksena õppisin arvutamise niimoodi ära, ma käisin külapoes seal, et elasin väikeses linnas ja mulle anti raha ja muudkui käisin arvutamas seal, et eks siis poemüüja aitas ka ja see oligi see motivatsiooni koht, et siis ma saan hakata oma rahaga tegutsema. Et näiteks väikeste puhul, et miks mul seda matemaatikat vaja on, et jube raske on ka Jah, et mõnikord võib olla tunne, et näiteks ma olen ka kuulnud varasemalt tänased täiskasvanud, kes ütlevad, et näed, et lapsena mõtlesin, ei ole mul vaja mingit ei vene keelt või ei inglise keelt. Elan näiteks siin Eestis ju, et mul ei ole seda vaja, eks. Et nüüd vist ei ole enam ühelegi lapsele vaja selgitada, et miks on inglise keelt vaja, et ma saaksin arvutimänge mängida. Ja, no täpselt, et tõesti, et igas sellises õppeaines, ka ju ajaloos ja kõiges, erinevates ainetes on need komponendid, mille osas saab tuua igas lapses välja, miks see on vajalik igas eluetapis. Et võib-olla tõesti laps ei lähe tulevikus ajaloolaseks õppima, eks, aga et ta siis teab, et mis on olnud, seda saab teha tulevikus teisiti. Et jälle, mis võiks olla teisiti. Et kelle vigu ma näiteks ei tahaks korrata, kuidas ma tahaksin teisiti teha, kuidas mina valiksin käituda võib-olla selle asemel, kui oli esimene maailmasõda, et mida mina teeksin selle jaoks, et selliseid olukordi vältida. Absoluutselt. Jah, et siin on nii palju õppimise kohti ja et kui palju saab teha seda õppimist ju põnevamaks. Ja võtame siit vahepealt küsimuse ka, et kuidas olla, kui laps tunni ajal vaatab YouTube'i ja pärast ei oska järge leida, kui teda siis küsitakse. Seletamine, et see segab õppimist ning mainet teiste siis ees, siis kuidas siis meelde tuletamine siis oleks hästi, et sa oled tunnis, et see lihtsalt ei aita niisama. Et lihtsalt tuuagi, et sa oled tunnis, ära unusta, ära vaata YouTube'i. Et siin ongi raske kontrollida seda, et siin on jälle, kas seda on vanem esitanud või õpetaja. Et õpetaja poole pealt on see, siis sa peadki kogu aeg kaasama lapsi, et tal ei oleks võimalik seal YouTube'is olla ja vanemana ma arvan, selle YouTube'i peab lihtsalt kinni panema, et vahepeal tuleb ikka selline ratsionaalne otsus teha, et tunni ajal ei vaata ja nii on ja selline kokkulepe meil on, et vahepeal ei ole seda, et natuke vaatab või et see ongi see, et meil on päevaplaan ja sul on aeg oma YouTube'i jaoks on seal, on ju, ja õpetajana on jah, et tõsi, et seda on raske kontrollida, et tihtipeale ei lülitata kaameraid sisse ka ja. Ja näiteks üks koolitaja, mida meil viimati näiteks kasutas, oli see, et kuule, et ma saaksin aru, et sa oleksin siin, kirjuta see sõna näiteks. Või et just sellised pidevad kaasamised, nii me just rääkisime 10 minutit sellel teemal, et võib-olla ei kõnetagi otseselt, ei küsi küsimust, et palun kirjuta siia, et mis on see üks sõna, mis sul siit meelde näiteks jäi. Just, et natukene jälle seda fookust tagasi tuua, et kui ta ikkagi mitu korda juba ebaõnnestub, et võib-olla siis tal hakkab ka endale tunduma, et nüüd ma vist hakkan juba vahele jääma, et pead hakkama tegutsema. Jah, et see põgenemine sinna YouTube'i, eks, et see ei ole siis see tunni omandamine, et jääbki sinult see eluõppetund siis saamata, mida sa omandaksid siis selles tunnis. Ja teinekord on jälle see, et väga palju saab jälle mingites ainetes jälle see YouTube'i kaasata, et mingeid asju me jälle vaatamegi YouTube'ist, et jälle siuke, et aga jah, et kuidas last siis, ma sain aru, et selle küsimus oli ka see pool, et kuidas siis last siis mitte manitseda, et sa oled tunnis, et ära vaata YouTube'i, ehk et see oleks selline aktiivne kaasamine. Et mis tõmbab teda YouTube'i, on ju, et mis just teda seal huvitab. Aga sama hästi võib ju tegelikult lapse käest küsida ka ju. Aga mida sa siis seal vaatad, et mis on praegu huvitavam sinu jaoks? Et mina tahaks küll näiteks teada, kui mina olen õpetaja. Uudisime õpetaja poolt, eks jällegi. Et mis sa siis seal teed või mis sa vaatas seal, et et saame meie ka mingi kasuliku informatsiooni. Et kui ma seal õiendama hakkan, ega see väga ei aita, on ju. Ja pigem kasvatab trotsi. Jah, et mõtlen kõik, mis seal kaamera taga toimub, paratamatult on,
kontrollimatu, et tee, mis sa tahad, et sellised väiksed nipikesed, et. Jaa, võtame siit veel küsimuse, et kui 12-aastane laps ei soovi päevaplaani järgi elada, mida siis teha? Kas lapsevanemana peaksin seda edasi peale suruma, et see on oluline tema arengul? Jah, et eks see päevaplaan on ka nii ja naa, et ka on inimtüüpe, kellele meeldib elada plaanipäraselt ja on inimtüüpe, kes ongi nagu kaootilisemad tegutsejad. Et ma saan täiesti aru sellest, et mõnel ongi nagu see päevaplaan keeruline, aga siin jälle ikkagi rõhutada seda kasutegurit, et siin on nagu natuke raske mul vastata, kuna ma täpselt ei tea, et mille pärast talle see päevaplaan on vastumeelne. Et kas seal on mingid asjad, mis talle ei meeldi teha või mingid asjad on liiga pikad tema jaoks või on midagi olulist puudu jäänud ja seda tasub jälle küsida. Ja võib-olla lapsele ka seal, et võib-olla siin on tehtud niimoodi, et lapsel on väga palju sõnaõigust, aga näiteks mina tean ka näited, et me oleme leppinud siis kokku, et laps on puudust tundnud nii-öelda tegevustes vanematega ja panime siis päevaplaani, et tegevus vanemaga ja mäng. Aga lõpuks oli ikkagi niimoodi, et selle mängu valis lapsevanem. Et see peaks olema ikkagi see aeg, et kus siis laps saab nagu täielikult otsustada ja kui seda ei ole nädala sees võimalik teha, siis talle üks koolitaja ütles, et see on nii-öelda armastusega ülevalamine, et ma siis vähemalt proovin nädalavahetusel võtta ühe päeva, kus me teeme täpselt seda, mida laps tahab, muidugi mõistlikkuse piirides, eks ole. Ja et ma mäletan ka, et mul üks lapsevanem just ütles, et ta mäletab oma lapsepõlves seda, et iga aasta oli üks päev, kus ema ja isa muidu töötasid kogu aeg, võeti tema jaoks päev ja tehti täpselt mindi loomaaeda, kohvikusse, klassika, ta mäletab seda nagu nii hästi. Et jah, siin, mul natuke kahjuks on raske sellele küsimusele vastata, aga siin ongi see kaasamise koht ja et mida tema siis tahaks sinna lisada, et ma saan sellest aru, et see võib olla mõne lapse jaoks päris keeruline. Et just, et tema nii-öelda soovid ja vajadused oleks ka seal kirjas. Ja, et mida sa siis tahaksid või et mida sa tunned, et seal on vähe või näiteks kuidagi, see on jälle ühe väikse lisaülesande andmine, aga teeme seda üks päev. Et palun teeme seda üks päev, et teeme näiteks sellise aktiivsuspäeviku, et ütleme need tegevused, ma ei tea, ütleme seal on näiteks matemaatikatund, et pane kirja see tegevus, mis sa tegid ja hinda 1-10, kui väga sulle meeldis see tegevus, et ütleme 10 on see, et täiega meeldis ja 1 on see, et mulle ei meeldinud üldse. Ja sealt ütleme, laps ütleb, 3 ja siis hakkamegi sealt nagu tuletama, et kuidas me saaks näiteks 4 peale, see natuke rohkem meeldiks. Ja vot see on küll see koht, et kus lapsevanem võibki rääkida õpetajaga, et näed, et me tegime sellist asja ja ta ütles, et talle ei meeldi see asi, et võib-olla siis kuidagi saab nagu kaasata ja seda koostööd teha oma vahel, et natuke kas või 1 punkti võrra, et nüüd, et sul ei peagi saama matemaatika lemmikuks, aga see 1 punkt, et seda võiks nagu proovida, et kas või 1 päeva, et palun teeme 1 päeva seda, et see ka võib-olla natuke last avab ja paneb ka mõtlema, et tihtipeale ka lastel on ka see kui sa midagi küsid, et on ju üsna piiratud, et kuidas sul läks, on ju hästi, halvasti, mis sulle meeldis, ma ei tea, midagi ei meeldinud, et mis sulle meeldis, kõik meeldis, et vaata nagu teie päevikuski on ju, et need sellised avatud küsimused, et näiteks, et teil oli, et mis teeb ühe pere rõõmsaks, sa võiksid küsida näiteks, et mis teeb ühe koolipäeva rõõmsaks ja näiteks, millised on päeva jooksul olnud sinu tunded, et teie päevikus on ju need sinu tähtsad jutud on kõik need asjad olemas, et see ka võib-olla avab ja võib-olla ongi see laps, ta on ise võib-olla oma asjade kummikus, et ta ei saagi täpselt aru. Aga kui me hakkame seda vaikselt nagu lahti arutama, et sealt ma usun, et hakkabki mingi asi nagu välja kooruma. Aga võib-olla tõesti, vaata, nii nagu sa ütlesid ka, et milline on minu ideaalne hommik, milline oleks minu ideaalne ennelõuna, milline oleks minu ideaalne lõuna, milline oleks minu ideaalne pärastlõuna
ja milline oleks minu ideaalne õhtu. Vot ja täpselt vot selliste nii-öelda tsüklitega, kuidas siis on see nii-öelda hommikusöök ja hommiku alustamine, siis enne lõunane õppimine, eks, siis see lõunasöök, nii-öelda see mahalaadimisaeg korra, puhkehetk, siis see nii-öelda see pärastlõunane õppimine, et kuidas siis tema tunneks, et tema jaoks oleks selline mõnus ja hea ja vaadatagi, millised nii-öelda siis selliseid sünkroonimise momente siis saaks seda teha nii-öelda vanema poolt sätitud päevakava nii-öelda mõtetega, kuidas tema näeb, et see võiks olla ja sealt siis ka koostöös, et õpetadagi koostöös nii-öelda siis mõlemad kokku lükates luua selline mõnus koostoimitud nii-öelda kesktee. Absoluutselt ja tegelikult ka lahenduskeskse see lühiteraapias ongi sihuke harjutus või küsimus, et kujuta ette, kui öösel tuleks nüüd võluhaldes ja ta muudaks su homse päeva ideaalseks, et milline see päev siis oleks. Et ma olen ka küsinud lapsevanemate käest, et kui neil on mingid ootused lapsele, et kuidas sa siis tahaks, et su lapsed nagu ideaalselt käituks ja milline see ideaalne päev oleks, me teame, et ideaalsust ei ole olemas, on ju, aga lihtsalt see unistamise inimese jaoks, eks. Ja, et tihtipeale unistamisega ongi see, et ma ei tea, ka reisile saab ennast unistada ja see ka kuidagi nagu ja aju tihtipeale ei saagi, ta ei teegi enam vahet, et kas on päriselt või on see nii-öelda mängult ja täpselt, et see vabastab, on ju, jälle loovus ja kuidagi sihuke stressi maandav, et selliseid asju võib ka nii, et kas või võttagi see päeviks siis minu sinu tähtsad jutud ja seda siis pausiks koos lapsega teha seal päevakavas, et natukene tema enda nii-öelda siis seda pinge-võnkesagedust nii-öelda allapoole tuua ja enda oma ka siis, et tekitada siis see ühenduse koht ja siis koos edasi minna. Ja siin on ikkagi see, et lapsed vajavad oma täiskasvanuid nii-öelda lapsevanemaid, et nad ei pruugi seda välja näidata, mida vanem on, see vähem ta välja näitab, aga tegelikult nad vajavad, et lapsevanem on ikkagi nagu sihuke, kuidas seda öeldakse, nagu bensiinijaam, kus vahepeal nagu auto nagu laps käib laadimas ennast. Ja õpetaja tegelikult ju samamoodi saab küsida, kindlasti õpetajad ongi seda teinud, et milline oleks teie ideaalne tund, et see oleks teie jaoks väga-väga põnev ja väga huvitav. Et mida te näiteks tahaksite, et ma näiteks teistmoodi teeksin või mis teile meeldib ja mida te tahaksite, et oleks natuke teistmoodi. Ja lastel võib vahepeal nagu väga kihvtid asjad tulla. Milline oleks ideaalne matemaatikatund? Näiteks on ju, et jälle see kaasamise asi ja mida sa tea, mõni võib-olla siukse ideega tuleb välja, et saabki seda rakendama hakata, et see on jah see kaasamise koht ka ja eriti praegu. No nii, võtame järgmise küsimuse, et kuidas mina vanaemana saan toetada oma gümnaasiumis käivat last, kes on väga kohusetundlik ja nüüd distantsõppe ajal laps tunneb, et ülesandeid on nii palju, et tema juhe jookseb juba kokku. See on hea küsimus selles suhtes, et siin on jälle see, et ikkagi laps ära kuulata, et tõesti, ma kuulan su ära, mis on sinu probleemid ja see ei saa olla see, et ma tulen ja teen sinu eest need ülesanded ära, et jälle kasutame neid avatud küsimusi, et millised ülesanded on sinu jaoks on ju keerulised, et mis teeb neid keeruliseks ja kuidas me võiksime neid teistmoodi lahendada, et kus see komistuskivi on või kus see mustri koht on, et kui ta muidu on nagu väga kohusetundlik, saab igatepidi hakkama, et ilmselt temas võib ka olla see ärevuse tase on nii kõrge, et ma tean, et see on päris paljudel lastel praegu, et nad ei saagi küsimustest aru, vaata muidu on hea, et õpetaja selgitab ikkagi mitu korda üle, aga siin ongi see, et ausalt siis minna ja öelda, et ma ei saa aru sellest, et see on ka see abiküsimuse koht, et ma nagu ei kardaks abi küsida ja sellel vanaemal ka lihtsalt toetada ja julgustada ja motiveerida olla olemas, et ei ole, kahjuks ei ole niisugust võluvitsa, et mis nagu kohe toimiks. Ka jällegi minu arust väga hästi sinu juttu kokkuvõttes, et kohalolu, ärakuulamine, teada andmine, et ma olen sinu jaoks olemas, et jah, kindlasti mitte teistega võrdlemine, et mis ju koolitunnis võib juhtuda, teinekord paraku on ju see,
et näe, kuidas teised saavad ja kuidas sina ei saa. Noh, et just, et sellisesse olukorda laps ei langeks, et ta ei saaks iseenda sees seda tunnet, et ta on kuidagi sellises olukorras, et tõesti juhe jookseb nii kokku ära, et ma nii paljudest asjadest pika aja jooksul aru ei saa, nii et minu arust ka nii õige, et mis on need asjad, mis on need väljakutsuvad asjad, teeme neist kas või nimekirja, vaatame, mis on need kohad, mis seal saaks teha, muuta, teisiti sättida. Ja niimoodi see lahendus on ju tulebki tasapisi, et jälle seda lapse enesehinnangut tõsta ja enesetõhusus ka, et tegelikult sa ju saad hakkama. Ja siin on ka see väike punkt, mida ma tahaks välja tuua, et mitte õpetajat materdama hakata, kuigi ma võin ise ka näha, et võib-olla seal ongi mingi asi keeruliselt kuidagi sõnastatud, et noh, siis nagu õpetajal tõesti nagu sõbralikult öelda, et võib-olla saab kuidagi, et tihtipeale lastel ongi vaja, osadel lastel, et tööülesanded oleks nagu punktidena välja toodud ja kuidagi nagu sõbralikult, mitte nüüd, et ma lähen jälle targutama siin, et kuule, sa nüüd hakka nüüd nii tegema, et see saab teha ka sõbralikult niimoodi pehmelt on ju. Mõte ja idee, et kuidas siis saaks väheke teisiti. Kuidas sulle tundub on ju? Õpiks nii paremini näiteks. Et kas see on võimalik teil selliselt teha? Just. Jaa, super. Distantsõppele õpilane tõmbab enda peale tähelepanu esitades küsimused, aga üldse ei kuula ja sama segab teistele aruteludele siis vahele ja siis ongi vaja need vastused siis esitada. Mida saab sellega siis teha? Et ta küsib hästi palju, aga ei kuula et hirmsasti tahaks ja teistega ka väga. Ja segab siis teiste aruteludele ka siis vahele, jah. Et nüüd ma neid tehnilisi pooli täpselt ei tea, et kas minu arust oleneb, mis õpikeskkonnas seda tehakse, et kas ei ole niimoodi, et saab kedagi kuidagi muudi peale panna või kuidagi, et järjekorras võtta või siis ikkagi, kuna seda ma ei tea, siis ma sellest ei räägi, aga ikkagi seda last kuidagi nagu proovida korrale kutsuda, et nüüd igaüks küsib, et okei, küsi sina oma 3 küsimust ära ja nüüd on teiste kord ja praegu nagu ei sekku või siis teeme mingite väikeste grupitöödena, et ega see on nagu üsna keeruline, ma kujutan ette, kuidas selle õpetajal võib päris raske olla. Et näiteks, et me tegelikult ju rääkisime mõni hetk tagasi sellest ja tuuagi nagu sa enne tõid, et näed, et me märkame tegelikult seda, et me just rääkisime, et sa küsisid seda sarnast küsimust, mitte just, et selliselt siis võib-olla tuua seda välja, et laps ennast halvasti tunneb pärast, et näed, et minu tähelepanu tõmbamine siis näed on nüüd ebaõnnestunud, ole läbi kukkunud, eks, vaid et näed, et me siin varem rääkisime sellest, et ja pärast lapsega personaalselt rääkida sellest, et näed, et ma olen seda mustrit märganud, et see meil toimub, et kas on milleski, millest ma saan sul abiks olla. Et just, et ma tahtsingi selle välja tuua, et ega seal tunnis ongi võib-olla raske lahendama hakata seda probleemi, et on et tõesti nagu peegeldada, nagu sa ütlesid, mõista ja siis pärast öelda, et kui sa näiteks soovid, me saame sellel teemal pärast tunde rääkida, kui tund on läbi ja vaatame siis, mis ta teeb, et proovime vaata, mis siis juhtub, ja võib-olla sealt jälle koorub midagi välja. Näiteks, et ma mõistan, ma saan aru, et sa tahad küsida, eks. Ja mis on iseenesest tore on ju, et mitte sellest segas siin tundi, vaid et ongi see, et ma mõistan, aga teised peavad ka, et muidu juhtub see. Ja et anname teistele ka võimaluse. Et julgustame nüüd teisi ka, et kes ta järgmisena hoopis küsida. Et hoopis temaga saab koostööd teha selliselt. Kuidas motiveerida koolis olevaid õppetükke tegema? Vabatahtlikult teeb nii nimetatud õppimist, mis pole kooliga seotud. Et pigem siis tegelema asjadega, mida ta veel õppinudki pole, eks. Et sellistel teemadel siis räägiks just. Et okei, et teeb õppetükke, et motiveerida õppetükke tegema, aga samas ta teeb neid muid asju, mis pole kooliga seotud, eks. Nojah, vaata, see ongi see koht, et natuke peab ikka kontrollima. Aga samas, kui sa ei kontrolli, mis siis tähendab seda, et tagajärg on see, et ta saab ilmselt mingi tegemata töö. Et võib-olla algul tal lastagi, aga muidugi mitte liiga kaugele. Et lapsel tekiks nii-öelda põhjus tagajärg seos,
et jälle, kui sa seal vastutus. Jah, et sul tekiks see vastutuse koht, et okei, sa said ühe korra, see juhtus sellepärast, et sa tegelesid muude asjadega, rahulikult kõik on ju, juhtub teine kord samamoodi ja see on jälle see koht, kus peaks tegelikult õpetajaga rääkima, et meil on selline probleem, et mida me nüüd võiks nagu ette võtta, et noh, ideaalis oleks see jälle see päevakava koht, et teed oma õppetükid ära ja pärast saad, ma ei tea, ütleme, et näiteks mängib videomänge, et kuidagi siis lühendada seda aega, et kui sa venitad praegu nende nii-öelda õppetükkide tegemisega, siis sul jääb ju selle meeldiva tegevuse jaoks vähem aega, et ma tean, et on ju igasuguseid äppe, kus saab aega piirata ja kuidagi niimoodi nagu last motiveerida. Koostööks, et kui me selle teeme ära, siis sealt siis tekib nii-öelda rohkem võimalusi. Jah, et noh, näiteks minul on ka lapsed, kes käivad teraapias, on ka tihtipeale, nad kauplevad hästi palju, et mina ütlen, et algul mängime 2 minu mängu, siis mängime 1 sinu mängu ja siis käib muudkui kauplemine, siis mõtlen, et kallikene, kui sa muudkui kauplesin, siis meil jääb ju vähem aega sinu mängu jaoks ja üldjuhul noh, ta kaupleb 3, 4, 5 korda, aga lõpuks ta saab aru, et ikkagi see mänguaeg, et päriselt Lagle nagu lühendabki seda, et noh, ja kui sa ütleme mingi hüve ärajätmisega ähvardad last, sa pead ka selle nii-öelda täide viima. Ja see ei ole kõige parem lahendus, aga kui sa nagu niisama suusoojaks ütled, et siis nagu laps ei respekteeri nagu seda nagu nii, et ta teab, et sa nagu nii seda ellu ei vii, et jah, et kuidagi motiveerida ja seal peab ikkagi siis jah, rohkem nagu vanem sekkuma, et teeme tööd ära ja siis või teeme väikeste pausidena. Tegelikult teine variant on ka see, et mida mina olen näiteks ise õppimisel kasutanud, on see, et 45 minutit teen nii-öelda õpin eksamiks, siis ma puhkan 15 minutit ja siis 45 minutit jälle, et lasta siis 15 minutit nii-öelda okei, et hea oleks muidugi, kui ta nii-öelda liiguks või midagi sellist teeks, aga hääke küll, et lasta siis teeb seda mittevajalikku asja, mis iganes see on. Ja siis jälle läheb selle töö juurde tagasi, et teeme siis väikesed etapid ja proovime niimoodi, kuidas see õnnestub. Et mõni laps vajab seda, et natukene ennast maha laadida. Et kui palju tahkusid siin tegelikult on, eks? Ja see on nii lapsepõhine, et ma vaatan ka neid küsimusi, et ma nii tahaks nagu näha seda last või seda õpetajat või lapsevanemat ja siis nendega maha istuda ja näha, et kus see probleem tegelikult tuleneb ja mis me teha lapse jaoks on midagi keerulist, raske, et seda vaata põgeneb või et see jupijaaval, nagu sa räägid, et see on nii palju neid nüansse. Et ei ole nagu ühte kindlat valemit, et praegu ka ma lihtsalt paar asja proovin välja tuua ja sina samamoodi väga kenasti, et mis nagu tihtipeale toimivad, aga mitte alati. Aga jällegi just täpselt selle sama persooni peale, mis teda nii-öelda siis ei motiveeri seal või takistab, eks? Just. Nii, võtan veel küsimust, et kuidas aidata õppimisest ja koolist mõnu tundma last, kes ise abi vastu võtta ei taha ja kelle kodu on kooli suhtes negatiivselt meelestatud? Jah. See on keeruline teema, et kui kodust juba tulebki see, et mis see kool on, see on see keskkonnakoht, on ju. Et varem oli see, et laps pääses vähemalt nii-öelda sealt kodukeskkonnas koolikeskkonda, kus ikkagi see õppimisvaim on ju rohkem üleval, et ikkagi sa nagu, laps on rohkem kaasatud, et praegu on ka ju kool kui ennetav keskkond ära kadunud, et see on väga keeruline, et vanematega on siin ilmselt, hakka siis on ju seletama, aga võib-olla siin ka ikkagi lapsega rohkem seda individuaalsust ja kuidagi seda individuaalset tähelepanu pakkuda, võib-olla kaasata, et kui koolis on ju psühholoog või sotsiaalpedagoog, et koos nagu läbi rääkida, seal võivad tegelikult väga sügavad probleemid olla selles peres, et me ju ei tea, mis seal peres toimub, et nagu me oleme rääkinud, et kõik lapsed vajavad tuge ja tunnustust ja seal võib-olla ongi niisugune kasvatusstiil, ongi niisugune minna laskev, on ju, et siis ongi raske. Proovime jälle nagu seda last mõista, et tema on ju võib-olla selles olukorras annabki parima ja ta ei oskagi teistmoodi, et Ja, võtame veel viimase küsimuse ja siis lõpetame. Mida soovitate, kui 11-aastane poeg ei taha õhtuti magama minna, kuna siis õppes pole nii-öelda vaja väga siis varakult nii-öelda tõusta või siis minnakse magama kell 2 öösel?
okei, et kell 2 öösel on ilmselt natukene hiljem, ma ei tea, et eks see unetsükkel on ka selline, see peaks olema ikkagi üsna paigas, et ma ei tea, et mis siin see õhtuti magama mineku aega nüüd on mõeldud, et 11 on, see on ka, see unevajadus on ju nii individuaalne ja samas, et mida ta siis kella 2 öösel teeb. Ja see on jälle see koht, et kui ta ikkagi istub kuskil arvutis või mobiilis, siis on paraku minu arvates ikkagi õige see, et me paneme need asjad nii-öelda lukku, et ega seal muud varianti ei ole. Ja siis võid öelda talle, okei, et ega sa nüüd talle unerohtu sisse hakka söötma samamoodi, et kas ma siis pakud talle, et okei, sa võid lugeda mingit raamatut, mingit mängu mängida või, aga see peab olema nagu niisugune ekraanivaba aeg. Et seal võib olla, seal võib tekkida trotsi, sest ega nutisõltuvus on ju päris suur sõltuvus ja see ju sarnaneb ajupildist niimoodi näiteks mingi alkoholisõltuvusega, lapsed võivad vihastuda ja aga jah, et mina ikkagi need nutiseadmed kindlasti kinni ja siis, et okei, kui sa tahad üleval olla, siis näiteks loe raamatut, et enda pealt ka, ega mina olen ka vahepeal, ma scrollin ennast nii-öelda magama, aga kui ma näiteks raamatut loen, siis mul tuleb uni tegelikult palju kiiremini, see on niisugune unehügieeni teema, et kas siin võiks ka see imagoteraapia nii-öelda vestlus hästi mõjuda, et kus lapsega nii-öelda, et ma mõistan, et sa tõesti ei taha minna, et sa tahad kella 2 olla, ma saan aru, et sul selles keskkonnas on põnev, eks, ja et just nii-öelda see imago nii-öelda siis vestlus lapsega toetavalt läbi viia. Seletada, mitte nüüd see, et nüüd ma panin karmilt kinni, vaid just seletada ja võib-olla siis vahepeal, ütleme kuskil nädalavahetusel, aga teeme näiteks niimoodi, et nädalavahetusel võib siis üks öö siuke olla, et vahepeal peab ka neid piire natuke lõdvemaks lasta. Tema enda valiku aeg ja siis on nii-öelda siis see nii-öelda kooliperioodi aeg, eks. Ja ikkagi on üks asi on see, mida lapsed tahavad ja teine on see, mida nad vajavad. Ja, Lagle, see oli ilus lõpp, mis sa just ütlesid, et tõesti, et see tahtmine ja vajamine tegelikult nii siis selles kolmepoolses koostöös õpetaja, laps ja vanem on tegelikult ju hästi tähtis ära tabada. Ja kaasame lapsi ja kuulame neid ka. Ja suur aitäh sulle, et sa tulid, et sa selle aja võtsid ja meile sellise tohutu väärtuse siia lõid. Aitäh kutsumast, alati rõõmuga. Ja suur aitäh kuulaja, teeme nüüd väikese pausi ja lähme juba siis kohe edasi.